2 nädalat tagasi seletas Valga lähistel asuva Viira talu peremees Virgo Mihkelsoo teaduslikult lahti, kuidas mesi võib inimese organismi toetada ja tervendada. Viira talu mesilased korjavad nektarit siitsamast talu tatrapõllult. Enne kui Virgo Mihkelsoo oma vanaisa tallu tagasi tuli, töötas ta teadlasena Tartu Ülikooli Füüsikainstituudis, kus juurutati lasermeditsiinimeetodeid. Teaduslikult läheneb ta igale teemale ka praeguses tegevuses koos abikaasa Ljudmilaga. Seisame nii-öelda vitamiinide vabriku ees. Hernes tatar kaernisu on siia idanema pandud. Nende vitamiinide hulk, mis siin tekib, on tohutu. Näiteks on mõõdetud ära, et nisuteras vitamiinide hulk on kuni mitusada korda rohkem kui normaalses kuivatatud teras. Ja kui nüüd see idandatud need terad, kui niisuguses asendis, kus need idad on kuskil 2-3 millimeetrit pikad, nüüd ära kuivatada, teha pulbriks, siis see on looduslik vitamiinide kogum, looduslik antibiootikumide kogum, sest et terad toodavad ka antibiootikume, sest need idaga midagi juhtus, kui läbi mulla välja tuleb. Ja nüüd seda pulbert, kuivatatud, idandatud teradest pulbert võib kasutada söögiks või võib säilitada kauemaks ajaks, kui segada näiteks pooleks meega, mesi teha vedelaks, segada ära, siis saab seda tarvitada ka aastaringselt. Ja muidugi tehakse idandatud teradest erinevaid toite, siis tuleb see idandatud tera ära pesta, panna külmkappi ja seal 2-3 päeva jooksul ära tarvitada. Vana eestlaste põllukultuur tatar on siin peres väga tähtis. Tatrapadi täidetakse tatrakestaga. No, ja tatrakest teeb organismile mikromassaaži. Tähendab, kui ma panen selle tatrapadja pea alla, tähendab see nahk, no paneme siia, eks ole, see on natuke surve. Tähendab, kui ma hingan, siis need nahke liigub. Kui ma väikesega magamisel või liigutan või istumisel liigutan, niisama toimib mikromassaaž. Nüüd tänu selle mikromassaažile organismis taastuvad iseravimisjõud ja hoitakse ära kas tervisehäirete tekkimist või ravitakse tekkinud tervisehäired. No, kui üks professor tõestas, et kuidas see asi toimib, eriti tatrapadja puhul, et kui me vaatame kukla taha, siis kukla taga on üks selline ava, eriti sealt kukla taga kohe, kus ei ole seda pealuud. Ja sellesse kohta aju tuleb välja, selle nahani jõuab. Nad ütlevad, see on nagu piklik aju. Ja kui ma panen tatrapadja siia peale magan, eks ole, tegelikult nüüd see piklik aju saab seda mikromassaaži. Aga piklik aju vastutab organismis, need raamatud näitavad, need füsioloogia raamatud, et vastutab nüüd selle ise taastamise, terendamiste jõude käivitamisega ja juhtimisega. Nii et tatrapadi tegelikult käivitab organismis ise ravivad jõud ja ise ravivad jõud siis hakkavad parandama neid haigusi, mis organismis on. Kui nüüd võtta selle juhend, mis on tatrapadi kohta, siis seal on üle 50 haiguse, mida tatrapadi ravib. Aga see on loomulik, sest kui ise ravivad jõud taastavad, siis need jõud, ükskõik mis haigus inimesel on, nad likvideerivad need haigused ka. Aga kas natuke nagu usku peab ka selle kõige juures olema? Usku peab olema alati, sellepärast, et kui ei ole usku, tähendab, kui ei ole käsku organismile, et midagi on inimesele vaja, siis organism ei tegutse. Ja siis, kui ei ole organismil ei ole inimese poolt antud käsku, organism muutub ükskõikseks. Mul on Eesti tatra terast tehtud terviserada. See on küll ootamatu, et see terviserada on. On teada, et tatart kasutati mitmete tervisehäirete ravimiseks ja eriti need lihaste need spasmad, mis tekivad, eks tõmmist. Vanasti ma kuulsin, et naiste rahvad suka sisse panid tatara terasid, sest nad on teravad ja teevad siis selle terve jalale massaaži. Aga seda sama massaaži saab ka kodus teha, kui teha 2 riide tüki vahele, õmmelda jutid sisse ja panna siia ilusad suuremad need tatraterad, siis nad teevad jalataldale massaaži ja läbi jalataldade me saame tervendamisefekti tervele organismile. Samuti võib saada
tervendamisdefekti, kui selle tatra või terviseraja peal kõndida vot niiviisi edasi raja lõpuni ja raja lõpust jälle alguseni tagasi. Aga võib ka väga hästi ravida seljaga seotud haigusi, kui liikuda see tervisrada pidi selili. Niisama ühelt poolt ja teiselt poolt tagasi. Aga muidugi kõige parem on, kui võib see palja kehaga võib käia ja pärast seda massaaži see nahk läheb punaseks, tuleb meega määrida ja siis õhtul ilusti magama minna. Kasti sees tatra terad ja nüüd võib vastava paksu panna normaalse paksu, nagu inimene tahab jalad, sokid võtta ära ja panna nüüd jalad peale ja siis niiviisi koha peal hõõrudaks 10 minutit ja siis see on nagu nõelravi läbi taldade. Nii. Samuti võib teha ja tehaksegi niiviisi, et võetakse talla, siia võib peale liimida tatra terad ja siis peale õmmelda või peale riie ja siis panna jalanõu sisse ja siis päevas, eks ole, nii palju kui jalg kannatab, käia nende peal. Et see on kõik nii-öelda see massaaž, mis on jalatallal, jah? Ja see on nii nagu Korea see Suzuku teraapia, tähendab, ma võin jalatalla kaudu tervendada tervet organismi. Vahepõikeks võin öelda, et Viira talust ära tulles küsisin endalegi tatrapadja kaasa. Olen sellel kõik need nädalad rahulikult, sügavalt ja hästi maganud. Virgo juures olles aga proovisin kõik tervist tugevdavad võimalused järele. Rõõmsa meele ning usuga, et oma tervise hoidmiseks peab kõigepealt endal see soov olema ja ise peab ka natuke vaeva nägema. Et kõigepealt läheb tervis heaks ja siis tuleb nagu inimene läheb järjest ilusamaks või? Ilusamaks terve inimene on alati.